Tere, mina olen Jana Sasserinski, restoranide Moon ja 3 Sibulat perenaine ning omanik. Minu teenindusteekond sai alguse tegelikult Tallinna teeninduskoolist, kus ma õppisin toitlustusteenindaja erialal. Ning sealt edasi liikusin ma erinevatesse Tallinna tuntud restoranidesse, saades sealt suurepärase stardipaku. Minu tänane teema on teenindaja esteetiline välimus ja hügieen. Esmalt räägin välimusest, mis on kõige esimene esmamulje, mida kõige alguses kohe klient näeb, kui ta tuleb uksest sisse ja teenindaja tuleb temale vastu. Siis tema välimus peab olema meeldivalt tagasihoidlik, mitte liiga silmatorkav, riided peavad olema puhtad, sirged, triigitud ja teenindaja võiks välja näha puhanuna. Mina alustaks oma rääkimist siis põhimõtteliselt pealaest jalad allani. Teenindaja on tervik. Et teenindaja välimuses hästi tähtis on kõigepealt nägu, tema juuksed, tema, naiste puhul kindlasti make-up, milline on tema jumestus, et see on piisavalt tagasihoidlik, et sa ei konkureeri kliendi make-upiga, kes on tulnud võib-olla sünnipäeva tähistama. Samamoodi peavad olema juuksed kindlasti hoolitsetud, ehk siis pestud, puhtad. Pikkade juuste puhul kindlasti see, et nad on kindlasti pandud patsi või seotud kuidagi nii, et nad ei ole lahtiselt. Samamoodi meesterahvastel juuksed peavad olema hoolitsetud. Meesterahvaste juuksed samamoodi peavad olema puhtad, kammitud, sätitud ja see soeng võiks olla ikkagi selline, et ta on nagu värske, et ta ei ole välja kasvanud, üle kõrvade kuidagi ei ripu ning samamoodi meestel on kindlasti ka teema on habe ja vuntsid, et ka nende eest on hoolitsetud, et need on trimmitud, lõigatud, et see näeb nagu jällegi selline, et sa oled enda eest hoolitsenud ja hoolt kandnud. Samuti teenindajate ehted, et kui sa neid kannad, siis need peaksid olema väga minimalistlikud, väikesed, mitte rippuvad, just kõrvarõngad. Üleliigne rõngastatus ei ole okei, samamoodi rippuvad igasugused ehted ei ole okei, neid me ei kanna ning samamoodi ei kanna ka selliseid uhkeid kuldseid käekelli või mingit sükest üleliigseid asju, mis jätavad kliendile jällegi vale mulje sinust või sinu finantsilisest tasemest. Liigume edasi käte juurde, mis minu meelest on väga tähtis teenindaja tööriist, ehk siis käed on sellised asjad, mida kindlasti kliendid märkavad ja näevad. Et ei tasu arvata, et nad on sul kuidagi seal märkmiku juures või selja taga, et klient neid ei näe. Et teenindaja käed peavad olema alati hoolitsetud. Küüned peavad olema lühikesed, maniküür peab olema minimalistlik, võimalikult naturaalne, läbipaistev küünelakk, prantsuse maniküül, võib-olla roosakas küünelakk. Samamoodi meesterahvastel peab olema tegelikult küüned alati lõigatud, käed hoolitsetud, et selliseid asju kliendid märkavad ning eriti siis, kui sa viid lauda toite, siis see on väga näha. Edasi liigume riiete juurde. Enamasti iga toitlustusettevõte pakub oma töötajatele tööriideid. Töösärk käib seljas vaid ühe vahetuse. Ja riided peaksid alati olema triigitud ning sirged. Kliendi teenindaja ei tohiks olla oma riietuses liiga paljastav ja ei tohi ka konkureerida kliendi välimusega. Samamoodi on tähtis tegelikult tarbijakaitseseaduse kohaselt inimesele nimesilt. See peab olema nähtava koha peal ning loetav. Liigume riiete juurest jalanõude juurde. Jalad on sinu teine tööriist. Vaata, et sinu jalanõud oleksid ergonoomilised, mugavad tallaga ja hoiaksid sinu jalgu. Samuti jälgi, et sinu jalanõud oleksid puhtad ja seal ei ole märke eelmisest vahetusest ning samamoodi jalanõud kindlasti peavad olema teenindajatel suletud ninaga, ehk siis kinnised. Isiklik hügieen. Teenindaja lõhnastatus. Lõhnastatud on lubatud ainult minimaalselt higipulgaga. Ei kasuta parfüüme, sest need parfüümid konkureerivad nii toidu kui veini aroomidega. Samuti nüüd, kui sinul on pahesid, et sa oled suitsetaja, siis peale suitsetamist alati veendu, et sa oled pesnud käed ning oled kasutanud suuvärskendajat. Siin ja millele ma kutsun ka alati üles, jälgi ka kaastöötajate hügieeni või üleüldist väljanägemust. Tee märkus, kui sa märkad, et kellegi riided on natukene kortsus või keegi natukene võib-olla lõhnab, siis
ole julge, et see on meie kõigi ühises huvides, et ma ei usu, et keegi pahandab, kui sa mainid seda, et kuule, et tead, äkki sa kasutaksid korraks higipulka või mine vaata korraks, et kuidas sul praegu see olemine on. Teeninduslik välimus on see, mis loobki restoranis professionaalse, meeldiva ning asjaliku õhkkonna.